Tere tulemast Haridus- ja Noorteameti distantsilt targemaks seminarile. Mina olen Kadi. Täna jagavad oma kogemusi ja tutvustavad koolipäeva ülesehitust kooliõpetajad Riina Must Kadrioru Montessori koolist ja Liisabet Roos Kindluse koolist. Seminari kestus on meil tund aega ja väga ootame teie küsimusi ja neid on võimalus esitada vestluse aknas. Nii, Riina ja Liisabet, oleme valmis teid siis heal meelel kuulama. Palun. Tere kõigile minu poolt. Olen Riina Kadrioru Montessori koolist ja teen praegu sellise väikese sissejuhatuse meie seminarile, et meie teema on siis see, kuidas kaks erineva kooli, erinevat klassi kasutavad oma õppetöös siis üldõpetust ja seda siis algklassides, eelkõige hetkel siis esimesest kooliastmest käib jutt. Ja mina räägin siis enda klassist Kadrioru Montessori koolis. Montessori põhimõtetest ja pedagoogikast ja klassi toimimisest oleks rääkida väga palju, et hetkel ma siis keskendun puhtalt sellele, et kuidas me asju teeme ehk et kuidas see üldõpetus meil välja näeb. Ja Liisabet, äkki ütled ise sina jah, et millest sina täna plaanid täpsemalt rääkida? Tere ka minu poolt, mina olen Liisabet, mina olen siis Kindluse koolist. Praegu mul on siis käsil teine õpigrupp, aga jah, ka mina täna siis räägin, kuidas meie koolis siis üldõpetuse läbiviimine toimub. Et ma räägin sellest isegi justkui sellises kolmes erinevas etapis, et kuidas me üldse planeerime seda, et see toimuma hästi saaks. Toon ka päris mitmeid selliseid näiteid või mõtteid kindlasti ja kuidas me siis hiljem jälgime seda, et õpilased siis ka ise siis analüüsiks iseennast kogu selle õppetegevuse käigus, et see on siis see, millest mina täna räägin. aga nüüd jälle jutujärg Riinale. Jah, et ma olen siis see, kes alustab ja Elizabeth siis jätkab teises pooles, et saate kahte erinevat kogemust võrrelda omavahel. Ma hästi lühidalt toon sellise sissejuhatuse sellel teemal, et mida see Montessori pedagoogika ikkagi endast kujutab ja kus me Eestis hetkel oleme omadega, nende Montessori kooliklassidega, et pikalt ei jõua sellest rääkida, et ma panen teile siia ette kodulehed. Vaatan, kuidas ma siit saan. Mhm. Ma saan aru, et hetkel te näete seda. Ja siit kodulehelt siis, siin on erinevad kodulehed, meie kooli koduleht ja lisaks sellele ka siis Montessori kooli koduleht üldiselt ja Eesti Montessori kodulehed ning ka rahvusvaheline Montessori koduleht, et sealt te leiate väga palju infot selle kohta, et mis Eestis siis, kus me hetkel omadega oleme ja mida Montessori üldse tähendab ja kindlasti leiate ka eestikeelseid raamatuid lugemiseks, ammugi ingliskeelseid. aga, aga suures plaanis jah, et meie oleme siis üks osa nagu Eesti Montessori koolist, mis omakorda siis kuulub nagu emakooli alla, et me ei ole täiesti eraldiseisev kool hetkel ja tegutseme siis Kadriorus. siin Kadriorus tegutseb siis üks kooliklass, kus olen siis mina klassiõpetajana. Ja Montessori pedagoogika iseenesest pärineb Itaaliast. Ta on juba, te kindlasti olete kursis sellega, et Maria Montessori oli siis üks esimesi Itaalia naisarste, kes tegelikult läks oma elu jooksul üle kasvatusteaduse peale ning ning lõi siis sellise täiesti enda pedagoogika, kus ta lähenes puhtalt siis lapse arenguetappidest, et mida igas arenguetapis laps parasjagu vajab. Et see võib-olla ongi selline põhiline kontseptsioon ehk et Maria Montessori ütles, et meil on selgelt üksteisest eralduvad arenguetapid täiskasvanuks saamisel. Need on siis 0 kuni 6-aastased lapsed, 6 kuni 12-aastased lapsed, 12 kuni 18-aastased ning sealt edasi siis ka juba see ülikooli aeg ehk 18 kuni 24 ja loomulikult areng jätkub kogu elu. ja, ja nendes arenguetappides on väga erinevad põhimõtted, aga mis on selline ühine võib-olla on siis see, et üks suur sarnasus on, et järgi lapse vajadusi, et me järgi last ja siin natukene on võib-olla mõnikord siis sellist eksimist selles arusaamises, et arvatakse, et see tähendab, et laps võib teha kõike, mida ta soovib, aga pigem on see siis ikkagi niipidi mõeldud, et me järgime, mida laps vajab ja proovime sellest siis lähtuda. Ja anna võimalus lapsele kasvada iseseisvaks, vastutustundlikuks inimeseks, et need on need sellised kõige suuremad põhimõtted.
ja kooliklassi etapis see on siis see 6–12 ehk et esimene ja teine kooliaste tegelikult, mis meil Eestis praegu tegutseb. Siin me siis järgime selliseid põhimõtteid, mis siis lähevad selle üldõpetusega kokku, millest ma siis ka räägin täna, et iga laps liigub omas tempos. Selline põhimõte, et vabadus kasvatab vastutust ehk et see on, Maria Montessori ütles sellise väljendi nagu freedom inside limits ehk me anname tegelikult teatud piirid ette lapsele ja nende piiride sees saab laps siis õppida ise otsustamist, ise vastutamist. Laps vajab selles vanuses liikumis- ja otsustamisvabadust ja tegelikult ka siis sellised põhimõtted, et lapsel on tegelikult selles vanuses janu hästi suurte teadmiste järele, kes ise on algklasside õpetaja, et vast ikkagi suures plaanis nõustute minuga, et lapsed nagu usuvad ja usaldavad õpetajat selles vanuses ja nad väga tahavad õppida, nad tahavad tegelikult teada saada uusi asju, neil on huvi uute asjade vastu, kui neid neile õigesti esitleda. Nad tahavad aru saada, miks ja kuidas asjad toimivad. Just ja siis nendelt internetilehtedelt ning raamatutest leiate veel täpsemalt siis lisainformatsiooni selle kohta, et täna ma siis jah keskendun sellele, et kuidas me õpetame. Ja võib-olla siis Eestis Montessorist veel nii palju, et meie oleme siis üks klass, kes alustas nüüd tegutsemist selle õppeaasta alguses 2024 sügisel. Ja miks ma seda mainin, on see, et meie oleme tegelikult Kadrioru Montessori kooli klass on siis üks nooremaid klasse koos Tartu klassiga. Ja tegelikult on meil kokku praegu Eestis tegutsemas 4 kooliklassi ja 3 tükki Tallinnas ja 1 Tartus ja 2 Tallinna Montessori klassi, kes siis asuvad Haaberstis, on nüüd juba tegutsemas 2. ja 3. aastat ehk meil on juba natukene ka pikemaajalisem kogemus, rääkimata siis sellest, et maailmas on tegelikult juba väga pikk Montessori koolihariduse kogemus. Ja erinevus on ka võib-olla see, et minul nüüd siin Kadrioru Montessori koolis on hetkel 1. klassi õpilased lõpetamas, aga tegelikult Montessori klassid toimivad liitklassina ehk mulle tulevad ka järgmisel aastal juurde siis 1. klassi õpilased, nii et mul on koos 1. ja 2. klass. Aga ülejäänud klassid, kes meil hetkel Eestis tegutsevadki liitklassidena, et meil on kõige suuremad õpilased on Montessori koolis praegu 5. klassi õpilased, et meil juba on kogemust ja neid klasse tuleb aina juurde ning iga kool ja klass siis tegutseb veidi omamoodi, igalühel on omad võib-olla põhimõtted ja lähenemised ja mina siis tutvustan täna seda, kuidas me Kadrioru Montessori koolis tegutseme, et see on siis selline üks vaade sellele võimalusele. Ja enne veel, kui ma lähen siit piltide juurde, ma tegelikult panen siit juba esimese pildi meie klassiruumist siia taustaks, et kus me siin Kadriorus oleme. Me oleme täiesti eraldiseisvas hoones ehk me oleme tegelikult kontorihoones, meil on 1,5 korrust siis meie kooliklassi all. Ja ma enne, kui ma siit piltidega, ma tegelikult räägingi läbi piltide, ma arvan, et see ettevalmistatud keskkond, milles laps tegutseb Montessori klassis, on üks väga oluline asi, kui mitte kõige olulisem. Ja sellepärast ma väga palju näitan teile pilte ja läbi nende piltide räägin, et te justkui saaksite nagu olla siin kohal minuga koos, et ma olen ka praegu klassis, aga siin te näete ainult minu taustal seda. Aga enne, kui ma liigun piltidega edasi, ma räägin siis sellistest üldistest põhimõtetest, mida me oma klassis siis kasutame, et kuidas me tegutseme. Nii, mis puudutab üldõpetust, siis iseenesest mõista, see tähendab seda, et meil puudub kindel tunniplaan. Me vähemalt lastele ei ole sellist etteantud tunniplaani, et vot nüüd sa tuled kooli, sul algab selle tunniga päev ja nii edasi, vaid me siis kõik tunnid on omavahel integreeritud ja seotud. Välja arvatud siis näiteks liikumistund, mis on kindlatel aegadel. Inglise keele tund, mis tähendab, et meil on klass jagatud 2 paralleelselt, poolele klassile toimub õppetöö teises klassi pooles edasi ja pool klassi on siis inglise keeles ja siis toimub vahetus. Ning lisaks on meil siis igale päevale ikkagi selline ühine algus, mis ei pea olema alati Montessori klassis, et klassid jälle tegutsevad erinevalt, aga mina olen oma klassides teinud niimoodi, et me alustame iga päeva ikkagi koos hommikuringiga ja meil on ka ühistegevused, et olgu need siis koos lugemised või koos laulmised või midagi sellist. Lisaks minule tegutseb klassis ka igapäevaselt assistent ehk et ma ei ole selles suures klassiruumis üksinda. Ma ütleks, et assistent on kindlasti Montessori klassis vältimatu nendel hetkedel, kui meil on tegemist juba liitklassiga, et siis on väga palju erinevatele gruppidele vaja teha esitlusi ja assistent aitab siis samal ajal tegeleda nende õpilastega, kes on justkui nagu omapäisina klassi toimetama jäetud. Olen sellel aastal olnud ka korduvalt üksinda tööl, et kui assistent on jäänud haigeks ja tegelikult on ka võimalik niimoodi toimetada, kui sul on koos kõik ühes vanuses lapsed, et siis on võimalik asju esitleda ja õpetada neile ka suures grupis koos.
ja väiksemaid gruppe võtta sel hetkel, kui nad teadlikult tegutsevad mõne ülesandega. Kolmas põhimõte, mida me igapäevaselt järgime, on see, et laps reguleerib siis oma tegemisi ise. Ta reguleerib oma aega, ta reguleerib seda järjekorda, kuidas ta tahab siis tegutseda oma asjadega. Selleks on talle siis abiks klassitahvel, kuhu on pandud need teatud pidepunktid kirja. Talle on antud teatud töölehed ette, millega ta nädala jooksul tegeleb. Talle on tutvustatud vahendeid, ta teab, et ta võib alati nende juurde pöörduda. Ja tal on oma tööpäevik, millega ta siis peab järge sellele, mida ta on teinud ja see ka aitab tal enda päeva planeerida, et seda kõike ma varsti näitan teile piltide kaudu ka. Ja nende tööde ja tegemiste eesmärk on siis ikkagi see, et meil on teatud tähtaeg, mis ajaks need peavad olema tehtud. Vahel on see, enamasti on see tähtaeg ongi üks koolinädal, et me paneme nädala eesmärgid. Mõni tegevus jätkub mitu nädalat ja vahel seab laps ka endale ise eesmärgi, et ma tahan selle asja valmis saada vot selleks ajaks. Ja siis me koos hoiame sellel järge, et ta selle ka selleks ajaks tehtud saaks, et ei ole sellist päris ajas kulgemist, et laps ei tea, kus ja mis ta oma tegemistega on. Ja võib-olla siis selline viimane suurem põhimõte on see, et laps siis valib, kus ja kuidas ta töötab, et kui te nüüd vaatate seda esimest pilti siin meie klassiruumist, et sealt nurga tagant see klass ka jätkub, et see nurgatagune seal teisel poolel, kohe näitan järgmist pilti, on see, kus ma ka praegu istun, et lapsel on võimalik siis töötada vaiba peal põrandal maas, tal on võimalik töötada laua taga, ta ei pea istuma ühe koha peal, ta saab käia ja valida endale erinevaid kohti, et see ettevalmistatud keskkonna olulisus on hästi-hästi oluline ja ma kujutan ette, et sellises tavalises klassiruumis, mis on võib-olla 60 ruutu ainult, ei annagi seda kõike päris sellisel moel rakendada, aga eks te saate kuulata ja mõelda, et kas siin on midagi, mida annab endale üle võtta või äkki annab soovi korral oma klassi kuidagi niimoodi kohandada, et oleks võimalik siis tekitada sellised võimalused, nagu meil siin praegu selles suures ja avaras klassis on. Et see on nüüd siis see teine pool klassist, et meil on tõesti hetkel väga avar ruum, et mitte kõik Montessori klassid ei toimeta nii suurel pinnal, aga see on meile praegu väga suureks eeliseks, sest tõesti lastel on võimalus valida väga palju põrandapinda ja valida ka laua taga istumist. Noh, peab ütlema, et koolilapsed ikkagi eelistavad eelkõige laua taga töötada. Aga vähemalt neil on see võimalus istuda ka mujale. Nii, et meil on siis jah, selline suur klass ja siin ees siis selles ruumis, mida te praegu näete pildi peal, siia ettepoole jääbki siis see ala, kus me teeme ühistegevusi, et kui me teeme ühistegevusi, siis me koguneme ringi, istume maha. Me alustame oma päeva seal hommikuringiga, laulame, teeme koos lugemisi ja erinevaid asju, mis siis vajavad sellist koos tegutsemist, teeme me selle pinna peal. Ja kunstitegevused on siis köögialal, pärast näitan seda ka. Montessori klassis on jaotatud klass sellisteks ainealasteks tsoonideks, et kui ma korra lähen siit veel tagasi eelmise pildi peale, siis te näete, eks ole, et siit paistavad erinevad kohad. Ja ma kohe tutvustan, siin on näha, kuidas lapsed siis töötavad ka meil laudade taga. Ja no näiteks, et siin on meil siis geomeetria ja matemaatikavahendid. Siin on meil matemaatikariiul, et laps teab, kus ta leiab teatud aineala kohta siis asjad, meil on need kõik avatud riiulitel. Lastele on õpetatud põhimõtet, et sa võtad riiulitelt neid vahendeid, mida sulle on tutvustatud. Ehk kui ma olen talle midagi tutvustanud, siis ta teab, et ta võib iga kell minna sellega tegelema, aga kui tal ei ole veel mõnda vahendit tutvustatud, siis ta seda ei puutu ja nad peavad sellest kenasti kinni. Siin on meil eesti keele vahendid, see on pigem just esimesele klassile sellised lugemiskarbid, kus me õpetame sõnaliike, aga on ka muid erinevaid asju. Siis on loodusteaduste riiul, et näha, siin on, eks ole, et on loomade kohta, on taimede kohta, on inimkeha kohta, et kõik sellised asjad. Ajalooriiul, mida nad hetkel veel väga palju ei kasuta, sest nad on ikkagi esimene klass, aga kui kellelgi peaks tekkima huvi, et siis siin on võimalik ajalooraamatuid võtta. Ja siis meie Montessoris on väga olulisel kohal see, et sellised kosmilised teadmised ehk me tutvustame tegelikult üsna alguses kohe kogu päikesesüsteemi ja seda, kuidas kõik liigub siis suurelt väiksemale kokku. Ja siin on meil siis jah, selline geograafia ja astronoomia piir. Lugemisnurk, et jällegi meil on võimalus praegu võimaldada lastele selline vaikse lugemise nurk, nad kasutavad seda puhkamisnurgana päeva jooksul. Jällegi meil on kokkulepe tehtud, et me nimetame seda molutamiseks, et sul on lubatud päeva jooksul vahepeal ka molutada, sa ei pea ainult töötama.
aga moluta siis teadlikult, et on võimalik minna lugemisnurka lugema, võimalik pikutada, põrandal siis on võimalik aknast välja vaadata ja kes ennast ise ei suuda reguleerida, siis võtab endale, meil on liivakellad, võtab endale 5-minutilise liivakella kõrvale ja seejärel valib endale järgmise töö. Ja meil on ka muusikanurk, et minu klassis on ka muusika integreeritud kogu teise tööga, sest mul on endal muusikaõpetaja taust ehk et kõige muu sees ma õpetan neile ka muusikat ja siin on siis sellised nurgas seal vasakul pool te näete täitsa tavalisi ksülofoniplaate, mis võib-olla tulevad kõigile tuttavad ette ja vaiba peal on siis spetsiaalsed Montessori plaatpillid, mida on ka võimalik tegelikult igalühel endal soetada ja nendega nad käivad täiesti mängimas meil tundide ajal, ehk et kui teised õpilased tegelevad mingi muu tööga, siis mõni õpilane mängib nurgas pilli ja ma olen küsinud laste käest, kas see segab kedagi, ei ole seganud. keda segab, on võimalik panna ka müra summutavad klapid endale vahepeal pähe. Ja võib-olla siin on need liivakellad siis näha alumisel riiulil ja võib-olla on oluline ka see, et meil ei ole, klassilastel ei ole enda isiklikke töövihikuid, ei ole õpikuid, põhimõtteliselt nad tulevad kooli 2 kätt taskus, neil ei ole pinelit, meil on siis selline ühine riiul, kust lapsed võtavad harilikke pliiatseid, värvipliiatseid, joonlaudu, kääre, liime, kõike. Ja kustukummid on seal üleval, need väiksed kausikesed on nii-öelda kustukummipesad, et kui nad siis võtavad selle kustukummi endaga kaasa, et siis need ei vedele igal pool, vaid koos pesaga ja pärast toovad koos pesaga tagasi. Et meil on kõik on selliseks siis nagu ühiseks kasutamiseks ja lapsel endal ei ole koolivahendit, tal on ainult siis mapp kaasas, millega vahepeal võtta enda tehtud töid koju. Et siin on ka lähemalt näha seda riiulit, et kus meil on siis need asjad paigutatud. Ja lisaks on meil siis kööginurk, et kuna meil söömine toimub ka klassiruumis, meile tuuakse söök, siis see on meie kööginurk, aga neid laudu kasutavad lapsed ka väga rõõmsasti töö tegemiseks, et neile meeldib sinna suurematesse gruppidesse kokku koguneda ja kui mina teen ka siis mõnele väiksemale grupile mõne asja esitlust, me nimetame neid ainealaste asjade õpetamisi esitlusteks, siis me ka koguneme sageli sinna laua taha, et vahel istume põrandal, vahel laua taga. Ja kõik see, mida te siin siis praegu näete, see klassiruum sellisel moel, nagu ta on, et see toetab siis tegelikult iseseisvat tegutsemist, et lapsel on võimalik tegutseda ise, et ma arvan, et see ettevalmistatud keskkond tegelikult, vabandust, klõpsisin siin, ettevalmistatud keskkonnast tegelikult väga palju algabki, et lapsel peab olema teadmine, kus ta saab tegutseda, kus ta saab oma asjad, kuhu ta paneb selle asja, kui ta saab valmis ja nii edasi ja igaüks saab praegu mõelda, et kas teil on nagu midagi sellest võimalik oma klassis rakendada, ümber organiseerida, planeerida, kui midagi nendest põhimõtetest peaks teid kõnetama ja teile meeldima. Nii, aga ma asun nüüd siis selle juurde, et kuidas me siis seda planeerime ja kuidas siis laps teab, millega ta peab tegelema. Iga nädal on meil siis klassi tahvli peale, et see on mul siin selja taga praegu ka täis kirjutatud, et ma näitan teile kõigepealt sellist nii-öelda tühja, millele ma hakkan alles kirjutama, et mul on ta siis jaotatud sellisteks ainealasteks tsoonideks, on matemaatika, eesti keel, loodus ja inimene ning tühi koht, et kuhu siis saab kõike muud jooksvat kirjutada, muusika, kunst ja kõik muu, millega lapsed tegelevad. Ja see tahvel on siis nende selline, mille juures nad kogu aeg käivad ja vaatavad, ahah, kas mul on see tehtud, mida ma veel teha võiksin ja nii edasi. Siin on siis näide sellest ühest nädalast, tegin teile sellise näite, et ühel päeval mul jäi pilt tegemata, näitan teile 3 päeva tahvlit, et esmaspäeval siis lapsed tulevad kooli, see oli siis peale ülestõusmispühasid meil ja nad nägid siis sellist tahvlit ja see on nende tavapärane pilt, et siin on ka värvid, et värvid ei ole praegu pildi peale väga hästi jäänud, aga matemaatikas kasutan punast värvi, eesti keeles sinist, loodusinimene kollane ning muud asjad on siis muude värvidega, et see on siis täpselt sama, mida te pärast näete, et laps paneb ka oma tööpäevikusse, et see alguses, kui nad veel nii ladusalt ei lugenud, need värvid aitasid teid. Aga siin on siis jah need asjad, et TL tähendab siis töölehte, et osa töödest toimub meil nagu ikkagi klassikaliselt paberi peal, eks lihtsalt meil ei ole töövihikuid, vaid me valmistame assistendiga neile ette siis töölehed, mida nad peavad nädala lõpuks valmis saama. Aga lisaks siis töölehtedel on muid tegemisi ka, et ma kohe varsti jälle näitan neid. Ja siin on ka näiteks, nagu te näete, see 4. tsoon on siis, seal on kirja kirjutamine, et see meil oli just siis üks nädal, kus me saatsime teisele Montessori klassile kirju, kes soovisid kirjutada, et siis me jagasime gruppidesse ja vaatasime, kuidas seda teha. Ja järgmisel päeval, kui nad siis teisipäeval tulid kooli, et nad inglise keele olin ülevalt ära kustutanud, sest sellel päeval ei ole. Ja kui eelmisel pildil on näha, et on siin, eks ole, tähestikuline järjekord, et teatud lapsed, kellel ma teadsin, et see on veel tegemata, siis
need olid juba jõudnud ära teha ja näha, et 2 lapsel on veel vaja teha, eks, et see on seal kirjas siis, kellel oli vaja teha, toimus sellel päeval etteütlus, see on sinna lisandunud, et mis mõni päev siis midagi lisandub, midagi kaob ära. ja siis see viimane lahter on siis jah see, kus just tegelikult kõige rohkem muutub igapäevaselt, et mis toimub, et kui te seda viimast vaatate, seal on kirjas muusika, plaadid ja Riina kutsub. et ehk siis ma olengi pannud mõne esitluse kirjatahvlile ja kutsun siis gruppide kaupa lapsi ja esitlen neile siis, kuidas näiteks neid plaatpille mängida või mõni muu esitlus. ja siis on meil kokku lepitud, et laulmise aeg on meil koos 11.30 sellel päeval ja kellukesega anname siis märku, aga nad püüavad ka ise kella jälgida. Kolmapäev jäi mul vahele ja neljapäeval siis jõudsime välja sellise asjani, et noh, suures plaanis on need asjad siin, mõned asjad on tahvlilt ära kadunud, mis on ära tehtud ja mõned asjad siis on muutunud ja liikumistund on meil siis ka neljapäeviti, et seda on siis siin näha. ja see on siis see tööpäevik, mida lapsed kasutavad jooksvalt iga päeva kohta, et minu tehtud tööd, et nii kui nad on mõne tööga või iga paari töö tagant, kui nad on midagi ära teinud, siis nad panevad selle päeva peale kirja ja nad teavad, et eesmärk on see, et sa kogu aeg jälgid, et kui ma olen täna juba teinud 2 asja matemaatikas, siis mul on veel aega täna midagi teha näiteks eesti keeles. või kui on näha, et eilsel päeval ma ei teinud eesti keeles mitte midagi, siis täna ma panen fookuse eesti keele peale, et nädala lõpuks oleks see päevik nagu niimoodi ühtlaselt täidetud, et kõikidesse ainevaldkondadesse oleks midagi sattunud. ja see tegelikult juhtub loomulikult, sest ma olen neile aidanud paika panna ikkagi nädala eesmärgid, et esimene klass veel päris vabalt ei suuda kulgeda. mida suuremaks nad kasvavad, seda enam me loodame, et neil endal tekib see vastutustunne. nii, ma vaatan kella, et libisen nüüd natuke kiiremini edasi, et nüüd tulevadki pildid siis sellest, et kuidas lapsed klassis töötavad ja missuguste vahenditega. et meil ongi üks variant on siis see, et meil on konkreetselt Montessori töövahendid, näiteks te näete siin, poisid töötavad arvelauaga, et see on meil praegu esimeses klassis siis hästi selline põhiline töövahend matemaatikas, see, et nad arvutavad siin siis üleminekuga arvutamist tuhandete piires, isegi miljonite piires, aga noh, tegelikult eesmärk on õppida üleminekuga arvutamist. mõni teeb peast, mõni teeb arvelaual, nad kombineerivad ka 2 koos. et tihtipeale käib siis mingi töövahendiga kaasas ka tööleht, et nagu te siin näete, et nad arvutavad küll arvelaual, aga vastuse panevad kirja ikkagi lehe peale. aga mõned vahendid on ka lihtsalt tegutsemiseks, et siin on siis antud neile suured arvud ja nad peavad need arvud panema sinna aluse peale siis kuldsete helmestega, et nad saaksid siis täpselt aru, et mida see tähendab. ja kui laps on siis kõik need arvud ära pannud, ta on sellega tegelenud, siis ma lõin sellise süsteemi, et mul on nimekiri ja laps paneb siis oma nime kirja, kui ta on sellega tegelenud ja siis mul tekib see ülevaade, kui keegi ei ole jõudnud veel sellega tegeleda. jah, siin on korrutusruudud, jällegi 2 last tegutsevad, et see on praegu ilma üleskirjutamiseta. Geomeetria, et siin on siis võimalik panna selliseid sildikesi juurde jällegi, et siin otseselt midagi üles ei kirjuta, vaid nad lihtsalt harjutavad asja, mida ma olen neile juba õpetanud. siin on siis selline üks näide meie sellisest töölehest, et mida siis esimese klassi laps näiteks teeb. ja selle töölehe tegemisel on tal võimalik siis kasutada abivahendina, mis iganes Montessori töövahendid meil klassis siis selleks on, ta võib neid võtta, näiteks see tüdruk siin kasutab siis kuldseid helmeid selleks, et arvutada siis 100 piires aga igaüks ei kasuta, mõni kasutab mõnda muud vahendit. ja siis on ka sellised vahendid, mis ei ole otseselt Montessori vahendid, vaid ongi siis õpetaja, kas puhtalt minu enda välja mõeldud ja kokku pandud või siis ka koostöös teiste Montessori õpetajatega me oleme mingisuguseid vahendeid loonud, millega laps saab töötada, et näiteks siin on siis selline funktsionaalse lugemise harjutus ehk et selles ümbrikus, sinises ümbrikus, mis seal põrandal on siis lugemislõigud. laps peab lugema, panema need lõigud sellisesse loogilisse järjekorda, et nendest tuleks jutt kokku ja siis ta võtab teisest ümbrikust selle kontrollteksti ja kontrollib, kas tal tuli õigesti välja. et jällegi selline ise, et need on kõik need asjad, millega laps saab ise tegutseda, et mingil hetkel on talle neid tutvustatud, selgitatud, õpetatud, aga tegelikult ta pusib ja tegutseb nendega ise ja õpetaja lihtsalt ta on olemas selleks, et ta saab tulla küsida abi ja kui on näha, et ta jääb kuskile hätta või ta tahab, et kohe vahetult keegi üle kontrolliks midagi, et siis selle jaoks on õpetaja klassis olemas. jällegi üks selline vahend siis, mida on võimalik igalühel tegelikult koostada, mis ei ole otseselt Montessori töövahend. siin on ka poisid, meie ülesanne oli siis panna erinevad sõnad tähestikulisse järjekorda, et kui me õppisime tähestikku, andsin neile 12 sildikest ja aluse ja ülesanne oli panna need tähestikulisse järjekorda ja siis, kui nad said valmis, nad küsisid minu käest kontrollkaardi ja nad said selle üle kontrollida. ja seal kõrval on siis näha ka seda nimekirja, et kui nad on selle vahendiga tegelenud, panevad selle nime sinna kirja.
Lisaks sellele nad tegelevad hästi palju siis erinevate uurimustöödega, et Montessori klassi põhimõte on selles, et kui lapsel tekib huvi millegi vastu, siis ta peab saama süvenenult sellega toimetada ja nad uurivad raamatuid ja nad mõtlevad, kas miski on selline, mis hakkab neid huvitama. Tihtipeale nad tulevad juba kodust teatud huviga kaasa. Meil on siin olnud esitlusi Astrid Lindgrenist, Banksist, Fukushima tuumajaamast, väga paljudest Lätist, Vormsi saarest ja väga paljudest erinevatest asjadest, mis on lastele kuidagi nagu neile meeldivad või neid huvitavad teemad. Nad tulevad mõnikord kodus arvutist välja prinditud materjalidega kooli või siis kasutavad kooliraamatuid, et nad võtavad seda aega, et lihtsalt lugeda ja uurida. Ja siin on siis näha, kuidas see oli nüüd konkreetselt paaristöö imetajate teemal, et lapsed siis töötasid paaris, tegid imetajate uurimusi. Täna meil just oli imetajate esitlused, mul ei ole kahjuks nendest fotosid teile näidata, aga siis jah, mõned näited sellest, kuidas nad siis toimetavad oma uurimustöödega, teevad siis sellistele A3 lehtedele plakati ja esitlevad seda ülejäänud klassile. Lisaks sellele on siis erinevad grupitööd veel, et siin on üks selline vee aurustumise katse, mida nad sellel nädalal tegid ka ja kirjutavad siis oma katse tulemused paberile üles, üheskoos mõtlevad, kuidas seda sõnastada. Ja siin on siis nüüd need, et kuidas mina siis lastele mingisuguseid asju õpetan, et erinevad variandid, et mõnikord ma istungi 3 lapsega, räägin neile mingisugusest teemast või õpetan neile mingisugust vahendit kasutama. Vahel võtan väiksema grupi kokku, ütleme seal 6-7 last, et siin me rääkisime siis selgroogsetest, rääkisime lindudest, et muna on laua peal, pärast lõime selle muna lahti ka ja lapsed said luubiga uurida. Siin on jällegi suurem grupp koos, et ka selline matemaatika ja geomeetria teema. Siin on mul pool klassi koos, et kui pool klassi oli inglise keeles, siis teine pool klassi oli siis esitlusel. Me rääkisime jällegi, las ma nüüd mõtlen, need olid ilmselt selgroogsed, mille esimese esitluse ma siin tegin ja roomajad ja kõik see, mis sealt edasi läks. Ja vahel siis, nagu ma ütlesin, tegutseme ka suures ringis, et siin on nüüd puhtalt selline pika ja lühikese hääliku tööleht, mida me üheskoos häälisime, istusime ringis ja tegutsesime sellega, või siis ka näiteks muusikategevused, mida me teeme ühiselt ringis istudes ja koos lugemised samuti. Nii. Ja tehtud tööd, et kui laps saab siis töö valmis, siis meil on selline kandik, et ma ei jõua kõike jooksvalt kontrollida, eriti kui neil on seal juba tuhandetega arvutamislehed, et siis nad panevad selle sinna sinna kandiku peale, mis on kontrollimiseks. Ning kui me siis kontrollime, siis kontrollimine tähendab seda, et kui lapsel on kusagil eksimus, noh näiteks arvutusviga, siis me paneme rohelise noolekese juurde ja ta peab selle ära parandama ja nii kaua ta saab seda lehte siis tagasi, kuni ta on selle õigeks parandanud, mis tegelikult annab lapsele kohe selle vastutustunde, et ta tahab teha kohe õigesti ja võimalikult püüdlikult, et ta ei vaja selleks hinnet, et hindehirmu, et oh, kas ma nüüd saan 4 või 5, vaid tema motivaator on see, et ta ei pea seda lehte saama mitu korda tagasi, et kogu aeg parandada, et lõpuks ta peab selle ikkagi ära parandama, et see on tema selline motivatsioon, miks teha kohe õigesti. Ja kui ta saab siis selle valmis, siis ta paneb selle, siin on siis sellised valmistööde mapid, igalühel oma nimeline, paneb siis sinna vahele kõik, et kui tal on, kõik on kontrollitud, kõik on õige, siis ma panen oma autogrammi peale ja laps saab selle sinna vahele ära panna. Ja siin on siis nende kastikesed, igal lapsel on klassis oma nimeline kast, kus ta hoiab siis oma pooleliolevaid töid, võib-olla lugemiseks pooleli olevat raamatut, oma tööpäevikuid ja muid selliseid asju, mida ta vajab hoida. Et see on siis see, kuidas meie klassiruum on planeeritud ja mis kõik soodustab seda, et laps saab iseseisvalt toimetada. Ja kui te märkate, siis meil on siin klassiruumis, ma lähen uuesti siia, erinevad taimed, jah, et ja laste nimed on see peal, et see on ka, meil on nüüd aasta algusest saadik, et iga laps tõi kooli siis oma taime ja aasta jooksul ta siis oma taime eest peab hoolitsema. Kui laps on haige, siis loomulikult me kastame tema taime ise, aga muidu on see täiesti tema lapsukene seal klassis. On meil ka mõned taimed välja surnud juba, sest et laps on hoolimata meeldetuletustest mitte teda kastnud. Nii et see on justkui nagu selline vahetu tagasiside ja me oleme rääkinud selle juures loomulikult taime vajadustest, et mida siis taim vajab ja oleme veel erinevaid katseid ka taimedega teinud. Nii, ja see oligi minu viimane slaid. Ma tulen nüüd siit praegu jagamise pealt korraks ära ja räägin veel sellest, et kuidas, mis meil kasutusel on e-keskkonnana. Praegusel hetkel meil on spetsiaalne selline Montessori keskkond Transparent Classroom, aga tegelikult kasutan paralleelselt ka Stuudiumit ja järgmisel aastal hakkan kasutama hoopistükkis e-kooli. Ehk et kõik on võimalik ka sinna anda sellist tagasisidet jooksvalt selle kohta. Ma panengi siis sinna kirja, mul on
pandud siis üldõpetusena kõik, et ja kui ma panen tunni kirjelduse, siis ma kirjeldan, mis ainevaldkonnaga on tegeletud, mis on selle tunni ülesanne olnud. Ja kui laps on siis individuaalselt mingisuguse esitluse saanud, mingi teema läbinud või ise teinud midagi sellist, siis ma panen siis hinnanguna selle sõnalise hindena, hinnanguna sinna kirja. Numbrilisi hindeid nad ei saa. Tunnistused on hetkel meil mõeldud 2 korda õppeaastas, ehk nad said poolaasta tunnistuse jaanuaris ja saavad nüüd aasta lõpus uuesti, kus on siis ära sõnastatud kõik saavutatud õpieesmärgid. Et noh, näiteks eesti keeles oli, eks ole, 12 saavutatud eesmärki, sealhulgas näiteks see, et tunned kõiki siduskirja tähti või loed mõõdukas tempos, saad loetud jutust aru, kõik sellised asjad, et mida me siis sõnastame seal ära või siis kui ei tunne veel kõiki siduskirja tähti, et siis ma paningi, et harjutad siduskirja tähti, et sellised erinevad sõnastused siis. Ja lisaks sellele siis arenguvestlused muidugi ja vestlused ka lastega, et hommikul enne tundide algust on meil 15 minutit selline aeg, et vahetevahel ma kutsun siis mõne lapse individuaalselt enda juurde vestlema, et kui ma näen, et tal võib olla raskusi millegagi või ta vajab sellist eesmärkide seadmist, et midagi nagu ära teha või ta pole näiteks tegelenud üldse ühegi uurimusega, aga ta võiks justkui, et siis me arutleme temaga, et mis see teema võiks olla, et mis teemal tema võib-olla võiks rohkem uurida ja teistele seda esitleda. Et selline hästi kiire nagu läbitormamine meie klassist ja meie koolipäevast ja sellest, et kuidas me siin siis ühiselt tegutseme ja kuidas see üles ehitatud on. Nüüd te kindlasti saate häid mõtteid veel ka Elizabethilt ja siis, kui on, te võite tegelikult, kui teil on küsimusi, kas siis nüüd Elizabethi teksti kohta või selle kohta ka, mida mina rääkisin, te võite neid chati kirjutada, et samal ajal, kui Elizabeth räägib, ma püüan nüüd teha ülevaate küsimustest ja jätame lõpus selle aja, et me saame teile siis teie küsimustele vastata. Nii et ma annan praegu sõnajärje Elizabethile üle, aitäh. nii, tere siis jälle minu poolt ja mina siis räägingi siis üldõpetusest Kindluse kooli vaates. et hästi palju huvitavat oli Liina poolt kuulda, mis oli natukene nagu tuttav, aga väga palju erinevat ka. et siis saate võib-olla ise ka võrrelda, mõelda. Ja kuidas meil siis Kindluse koolis üldõpetus toimub, on siis 1. kuni 4. õpigrupini, et meil ei ole siis klassid, me kutsume neid õpigruppideks, et siis kui te teate, et ma räägin justkui õpigruppidest, siis see on see, millele ma viitan, et justkui klassid. ja selle aja jooksul ka, et tegelikult hindeid me ei pane, et meil on kõik kujundav hindamine. et me siis vaatame, noh, et kas õpitulemused üleüldiselt saaksid siis omandatud, on nad osaliselt omandatud või tuleb nende kallal veel vaeva näha. nii et 1.–4. me töötame täiesti üldõpetuse lainel. 5. edasi juba tuleb ainepõhisus, kus siis saavad juba hindeid A-st F-ini. aga kuidas siis meil see toimib? et nagu ma ütlesin, et mina alustangi siis sellest, et kuidas me üldse jõuame selle üldõpetuseni, et meie kool tegelikult on võrdlemisi noor kool, et meie kool on 5-aastane ja see, kuidas me üldõpetusega oleme toimetanud, eks see on aja jooksul arenenud, seda on parandatud, natuke timmitud siin ja seal ja suuresti sõltub see tegelikult õpetajatest endist, et meil ei ole otseselt ette antud, kuidas me mida tegema peame, aga meil on loodud selleks võimalused, et ise luua üldõpetusest see, mis see meie jaoks võiks olla. ja kuidas see planeerimine siis välja näeb, ongi see, et meil on ette antud päevad õppeaasta jooksul, kus me saamegi siis planeerida just nimelt, et see õppetöö olekski üldõpetusena. nii et üks kord on siis tõesti augustikuus, kui me kõik õpetajatega taas kohtume, aga õppeaasta jooksul on neid kohtumisi ka, ehk siis need me oleme korraldanud õpilastele sellisteks iseõppepäevadeks. see tähendab siis seda, et kui õpilased on kodus õppimas, siis meie iga 7 nädala tagant, et me vaatame neid nädalaid justkui 7-nädalasi perioode, et iga 7 nädala tagant me siis kohtume ja koos oma lennuga vaatame siis järgmisele 7 nädalale otsa ja kuidas me saaksime seda siis üldõpetusena planeerida. aga millele me suuresti tugineme, on see eeltöö, mis me augustis ära teeme. nii et augustis me näiteks võtamegi ette vajalikud ainekavad.
võtame ette kõik õpitulemused, mida tuleb siis selle õppeaasta jooksul läbida. ja siis nagu siin on pildina või noh, sellised väikesed screenshot'id tegid, et kuidas me siis jaotame nad õppeaasta jooksul ära. ehk siis me vaatamegi ära, et mis lähevad esimesse, mis lähevad teise, mis lähevad niimoodi kolmandasse trimestrisse ja me niimoodi värvikoodiga jaotame nad iseenda jaoks ära, et aitaks see meil palju paremini üldõpetust siis planeerida ka, vaadata, mis võib-olla sobib kokku, kas me peame midagi võib-olla ise ümber tõstma, et kui näiteks Riina rääkis, et neil ei olegi sellist õppevara, et nad ise justkui loovad, et siis meil iseenesest õppevara on antud, aga suur osa tänapäevasest õppevarast ei ole niimoodi üldõpetusest juhindunud, et siis see tähendabki seda, et me ise peame vaatama, et mida me teeme, kuidas me teeme ja tõesti väga palju me koos oma lennuga loome ka ise. Nii et 7-nädalased plaanid me siis teemegi koos lennuga, me vaatame täpselt ära siis, mis on see iganädalane teema, nii et meil on siis teemanädalad, meil on üks teema nädalas, mille külge me siis kogu õppetegevuse korraldame selle nädala jooksul. Ja täpselt nii nagu Riinalgi, et meil on siis üldõpetuse tunnid ja ainetunnid on siis eraldi, et tõesti on kehalise kasvatuse tunnid, on muusikatunnid, aga kõik ülejäänu see siis läheb meil üldõpetuse alla. Ja millele me veel siis tugineme, et kuna meil on hästi-hästi suur selline koostöö niimoodi suunitlus, et me hästi palju üritame teha koostööd kogu oma lennuga planeerides, siis me kasutame seda võimalust ära ka üleüldiselt tundide või üldõpetuse läbiviimisel. et see tähendab seda, et me tihtipeale teeme näiteks tandemtunde, see tähendab seda, et igal õpetajal on oma tandemikaaslane ehk siis paariline, kellega koos me näiteks tunde teeme. et me näiteks võtame 2 õpigruppi 2 peale kokku ja teeme midagi ühiselt. Või siis me teeme keskuste päevi, lennuüleseid, et hästi-hästi palju, mida me siis teeme, on see, kus me siis jagame nii-öelda vastutust koos oma õpetajatega, et natukene seda üldõpetust võib-olla paremini ja rikastatumalt läbi viia. et see koostöö on meil siin hästi suur pluss. Siin allpool on näha ka väikest sellist jaotust, et kuidas me siis üleüldiselt nagu jaotame, et me panemegi, et mis on siis need tegevused, mida me saame selle teatud kokkulepitud teema raames teha, näiteks looduse inimeseõpetuse õpitulemustest lähtuvalt, matemaatika, eesti keele, kunstitööõpetuse õpitulemustest lähtuvalt. ja meil on tegelikult seal sees ka, et kui te näete seal EJÖ, siis see on meil ennastjuhtiv õppija, et see on meil ka seal sees, et kus me siis läbi kogu õppetegevuse üritame arendada siis ennastjuhtivaid õppijaid, emotsioonidega toimetulekut, õpioskuseid, kõiki selliseid asju, mis siis arendaks sellist iseseisvat õppijat. aga kuidas me siis seda nii-öelda ellu viime, nii et nädala alguses on meil sellised mentortunnid, kus me tutvustame õpilastele, millega me üldse selle nädala jooksul tegelema hakkame. et siin on mul näiteks erinevad tabelid. et see võib olla kõige lihtsam seal keskel, see on see, mida ma tean, et enamik kasutavad, kus ongi siis lihtsalt teema, aeg ja siis loetletud kõik õpitulemused, mis siis selle nädala jooksul käsitlusse tulevad. mina kasutan nii-öelda seda vasakpoolset siis, kus on siis ka õpigrupi eesmärk lisatud, et me tõesti iga nädal istume üheskoos õpigrupiga maha ja eesmärgistame vastavalt oma vajadustele, et õpilased esialgu kaardistavad oma murekohad ja sellest lähtuvalt nad ise püstitavad mingisuguse ühise eesmärgi, mille poole nädala jooksul püüelda, kas siis oma käitumise või tegevuse seisukohalt. Ja siis nad mõtlevad välja ka endale nädalaks isikliku eesmärgi, et me oleme rääkinud sellest, missugune eesmärk peaks olema, ajakohane, täpne ja et noh, et väikesed sammud aitavad selle eesmärgini jõudmist, et see on ka siis see, millele me siin viitame. ja siin paremal pool on väike pilt siis tahvlist, et siis seal on ka näha kenasti, et ongi niimoodi üldõpetused ja välja eraldi siis ongi toodud sellised andeained, ütleme nii, et siis muusika ja kehaline kasvatus. mis on meil veel teisiti, ehk on see, et meil ei ole tegelikult kellaaegu, et jah, meil kõik algab koolipäev 8:30, aga mis puudutab siis seda, kui kaua meie tunnid kestma peavad,
see ei ole meile otseselt ette öeldud, et ainuke palve võib-olla tõesti on see, et kui on söögivahetund, et siis me laseks õpilased nagu noh, söökla personaliga arvestades ikkagi õigel ajal sööma, aga üleüldiselt kõik muud tunnid, mis ei sõida sisse näiteks liikumisse või muusikasse, et me võime ise mõelda, kui pikalt me neid teeme. et kas me teeme pause kuskil mujal, et kõik ei pea olema ühiselt täpselt samamoodi, et saame väga palju ise sellest päevast õpilaste jaoks või vastavalt vajadusele planeerida. aga kuidas me siis seda ellu viime? Et siin ongi mul siis mõned näited, et ma toon selliseid väga konkreetseid näiteid, aga ütleme näiteks siin oligi meil üleüldiselt selline hammaste ja hambahügieeni teema, mille käigus siis sai niimoodi väga palju erinevaid tegevusi tehtud. et siin on juba piltlikult näha ka, et kõik asjad ei toimu klassiruumis, et me tihtipeale kasutame kogu seda kooliala, mis meil on, et kas õueala, koridore, kõiki ruume, mida vähegi kasutada saab, et tihtipeale meie õppetöö ei toimu ainult ruumis laua taga, et ka ruumis tegelikult sees me liigume väga palju ringi, aga me väga tihti läheme ka ruumist välja. et see on selline täiesti tavapärane olukord, kui sa näed, et õpilased tegutsevad ükskõik mis õpigrupis, ükskõik mis vanuseastmes, peamiselt kuskil koridoris, õues, et see on selline hästi-hästi tavapärane praktika meil. aga noh, siin näiteks ongi see, et me tihtipeale kusjuures tugineme ka kirjandusele, et selline üldõpetus justkui ongi selline nagu loo jutustamine. et me alustame justkui mingisuguse loo jutustamist, mille käigus me siis viime läbi erinevaid õppetegevusi ja siis me lõpuks jõuame selle ilusa muinasjutu lõppu ka. et kui näiteks siin me rääkisimegi alguses hambahaldjast, et oli üks väike selline raamat hambahaldjatest, et me lugesime koos seda, siis nad pidid näiteks nagu hambahaldja kombel hambaid otsima, kus olid erinevad sõnad ja siis sõnadest tuli leida, kas mingid häälikuühendid, ma täpselt ei mäleta, mis seal sel hetkel oli, aga noh, et me kasutasime hästi palju sellest loost juhindunud tegevusi. aga siis näiteks oli siin meil veel näiteks hambaosad, siis pärast seda nad pidid lugema väikeseid katkendeid erinevate loomade hammastest, ilma et nad teaksid, kelle hambad nad on, pidid nad pildiga kokku panema, sellepärast et justkui nad pidid tekstist neid vihjeid otsima, mis viiks siis õige loomani. siis näiteks kõrval on ka näiteks korrutamist natukene, näiteks loomade hammaste vahel, et kui nad seal korrutasid, siis hiljem tuli leida täpselt sama hambumusega leht ja siis üheskoos kontrollida. et päris palju asju ongi see, kus on mingi kontrollimine või midagi sellist, et siis kogu see vastutus ei lange õpetajale, vaid kasutame ka seda varianti, et tihtipeale õpilased ise saavad teineteist tagasisidestada, teineteisele nõu anda, et nad tihtipeale ei kontrolli ka selliselt, et ah, mul oli õige, sul oli vale ja ma parandan lihtsalt ära, vaid nad selgitavad ka, kuidas nad mingisuguse vastuseni või mingisuguse tulemuseni jõudsid ja abistavad teineteisel niimoodi omandatud või noh, selliseid õpitulemuste mõistmisele kaasa. noh, siis siin näiteks on veel, et noh, lugesin vist seda hirmus õudne hambaarst ka veel neile sinna ette, siis nemad pidid ka siis leidma õiged hambaplommid seal patsiendile samal ajal siis korrutades. ja me väga palju kaasame siis ka kooliväliseid inimesi, kes natukene seda koolielu rikastaks, et kui meil on võimalus näiteks mingisuguse teema raames minna kuhugi, et näiteks kui mul oli muinasjutu teema, siis me läksimegi Eesti Lastekirjanduskeskusesse, aga näiteks siin kutsusime kooli, oli hoopiski suukooli, et võimalikult palju seda infot tuleks erinevatest kohtadest, oleks võimalikult mitmekesine. nii et alati neid võimalusi kasutame, kui vähegi saab. et siin üks näide on veel, et siin on pildi pealt juba, ma arvan, natukene aru saada, selline politsei ja uurijate teema, kus siis alguses nad ise pidid natukene uurima, vaatama, mis esemed on kadunud, natuke niimoodi mälu katsetama, harjutama, siis nad tegelevad samal ajal ka näiteks mingite uudisteartiklitega ja selle analüüsiga, mis on ka niimoodi politseiteemalised. samal ajal ka näiteks noh, tõesti erinevad, kas lauamängud, tegevused, liikuvad tegevused, mis kõik siis on selle ühe teema ümber.
et tõesti, et kuna see materjal näiteks, mis õpikutes ja töövihikutes on selline, mis võib-olla alati üldõpetust ei toeta, et me muidugi teeme sealt asju, me loeme sealt asju ja üritame sisse lõimida, aga tihtipeale väga suur osa materjalist, mis me teeme, ongi see, mis me teeme ühiselt koos Lennuga. et me kõik oleme sellised, kes mingil määral teevad mingeid asju, et näiteks mina olen ka õppematerjalide looja, et selle esilehel ma hetkeks korraks näitasin. Ja, ja tegelikult meie seas on hästi palju veel neid, kes ise ka õppematerjali loovad ka teistele õpetajatele, et see ongi siis see, mida me omavahel niimoodi jagame ja need materjalid, mida me siis saame kasutada ka. Mis puudutab siis sellest, et kui näiteks Riina rääkis, et igaüks saab niimoodi omale vastavas tempos liikuda, et noh, meil päris sellist asja ei ole, noh, et saaks kuidagi igaüks omamoodi teha. Aga noh, näiteks keskuste päeval muidugi on, aga mitte niimoodi igapäevaselt. Küll aga me anname võimalusi ikkagi siiski ise valida oma tegevust mingisuguses teatud raames. Et siin näiteks ühel pildil ongi sellised politsei teemalised tekstülesanded, mis on siis märgistatud erinevate vilkuritega ja see ongi see koht, kus tegelikult iga õpilane saab valida iseendale vastava ja sobiva taseme. et mida tema täpselt lahendab, et ta võib alati katsetada, proovida. Kui midagi jääb liiga keeruliseks, siis saab ta korraks võib-olla natukene madalama taseme valida. kui mingi asi vaatab, et tegelikult sai hakkama, ehk julgeb natukene midagi keerulisemat proovida, et siis see on ka selline võimalus ja see kõik ongi lihtsalt selliseks harjutamiseks, proovimiseks, katsetamiseks. et kõiki asju tõesti ei hinda. Et kuidas me üleüldiselt nädala lõpus nende õpitulemuste saavutamist hindamegi, ongi see, et me teeme sellise ühe nädala lõpu tean ja oskan töö, kus siis ongi kokku võetud kõik sellised õpitulemused ja siis üleüldiselt nad vaatavad, kuidas neil endal läks, sest ka selle töö puhul nad hindavad iseennast päris palju seal eelnevalt ise. Ja noh, nagu ka siin piltidel on näha, et siin politseinädalal ka sai siis Politseiakadeemia kadetid tulla kooli ja rääkima siis õpilastele kuidas nemad siis õpivad politseinikeks. Ja see on ka üks selline tegevus, mis ei olnud siis justkui ainult minu õpigrupile, aga kogu lennule. Et me tihtipeale, kui on mingisugused üritused või tegevused, siis me planeerime niimoodi üheskoos ja saavad siis kõik lennuõpigrupid nendest asjadest osa. Aga keskuste päevast rääkides, et see ongi siis see koht, kus kõik saavad ise enda tempos valida, mida nad teevad, kus nad teevad, et siin näiteks on, me tegime sellise keskuste päeva, kus olid teemaks siis meeled ja minul oli siis selline nägemismeele ja kompamismeele keskus, kus siis noh, ongi siin näha erinevaid näidiseid, et küll oli siin näiteks pimedate kirja, seal on niimoodi, saab natukene katsuda neid, samal ajal siis mõistetada, mis on seal kirjas ka silmaosad ja igaüks saigi siis läbi minna täpselt nendest kohtadest, kus ta tahab, et siis natukene siin arvutamist koos selliste niimoodi selle värvi pimeduse niimoodi harjutamiseks ja kõrval ka näiteks natuke seda kompimist, et läbi õhupalli pidid nad siis tundma, mis on seal sees ja õige pildiga nende kokku viima. et see oli ka siis näiteks selline keskus, kus veel keskuse sees nad said veel sellistes minikeskustes veel niimoodi ise valida, mida nad teevad ja kuidas et olgugi, et sellist asja võib-olla igapäevaselt teha ei saa, aga hästi tihti üritame seda siiski sisse tuua. aga kuidas meil siis see tagasisidestamine toimib? Ongi siis see, et täpselt seesama tabel, mis õpilane saab siis nädala alguses, selle nad võtavad siis nädala lõpus taas uuesti ette ja siis hindavad või analüüsivad iseennast, et kui hästi neil sellega läks. et mina olen palunud neil siis, seal on väikese kõrval pikema lahtri teinud, lasknud neil siis analüüsida, et mis võib-olla ei läinud kõige paremini, mis jäi vajaka, mida saaks teha teisiti, mida ta vajab selleks, et ta saaks selle omandada, seda õpitulemust missuguseid samme peaks ta edaspidi ette võtma, et see asi paremini selgeks saaks. nii et hästi palju on see, mida siis õpilane ise ka analüüsib enda tegevuse juures. nii et siin on ka selline, et üks on selline lihtsam näide ja siis üks on see, kus nad siis oma ka enda isiklikku eesmärki hindavad. ja ka meie alustame iga hommikut või noh, iga päeva hommikuringiga, et meil esimestes õpigruppides on hommikuring lausa siis tunniplaanis sees. edaspidi seda ei ole, aga noh, meil on võimalus jätkata sellega noh, oma üldõpetuse raames täpselt nii palju, kui tahame. nii et
hommikuring on selline loomulik ja traditsiooniline algus, millega me iga päev alustame ja millega me iga nädalat lõpetame, on selline õpigrupi koosolek, kus siis me võtamegi kokku selle õpigrupi eesmärgi, vaatame siis, kuidas on iga õpilase arvates iseendal see täitmine kulgenud, kuidas võib-olla nende hinnangul õpigrupp tervikuna on selle täitmisega hakkama saanud. Ja siis nad analüüsivad, mis oli hästi, mis halvasti, üritavad siis uue eesmärgi peale mõelda. Ja siis seejärel nad kõik saavad sellise väikese paberi, kuhu nad siis kirjutavad kas siis kiituse, mure, ettepaneku, küsimuse anonüümselt ja siis panevad selle siis hiljem tahvlile, et kõik saaksid siis näha neid mõtteid, mis enne oli ringi toodud, siis välja kirjutatuna ka. Ja siis need saadavad meid järgmisse nädalasse ja me saame siis sellest õppida, et uus nädal pisut selline parem oleks. Aga võib-olla mingeid näiteid, mida ma saan veel tuua, et kuidas me üritame õpilasi, et kui ma rääkisin, et meil on selline ennastjuhtiv õppija, et siis kuidas me saame sellist ennastjuhtivat õppijat natukene rohkem. Üks asi ongi see eesmärgistamine, mis on selline iganädalane tegevus. Teine asi on ka see, et me jagame hästi palju vastutust lastele, et näiteks mina tunde kunagi ei alusta, seda teevad õpilased ise, et iga nädal vahetub üks õpilane, kes näiteks juhatab terve koolipäeva sisse. Ta juhatab meie päevaplaani sisse. Kui meil tulevad külalised, siis nad tutvustavad külalisi. Nii et hästi palju sellist vastutuse osast läheb õpilastele endile. Mis ma veel saan näiteks tuua, ongi see, et kui meil oli siin selline Eesti teema, siis iga õpilane sai loosiga ühe vaatamisväärsuse vanalinnas ja pidi ette valmistama sellise väikese kõne selle kohta, natukene uurima selle kohta esialgu, natukene siis meelde jätma, harjutama ja siis läksimegi kõik koos bussiga vanalinna, said siis sellise väikese mikrofoni ja kõlari ja me tegime sellise väikese giidituuri, kus õpilased siis ise olidki giidideks. Ja et ei vajanud seda, et keegi oleks see giid või keegi tuleks või keegi palkaks või mina õpetajana peaks seda tegema, aga see on selline hästi suur õppimise protsess, mis sinna alla tegelikult läks, et see sellisena sujuks ja välja tuleks. Et seda on siis väga palju kasutatud. Et näiteks ka kui meil oli eelmine aasta veekatsete teema, siis iga õpilane pidi justkui teadusteatri kombel valmistama ette ühe veekatse ja siis kaaslastele seda esitama, näitama, selgitama, mis on need protsessid, mis seal toimuvad. Ja kui Riina eelnevalt just rääkis ühest, et uurimistöid teevad, et siis meil ka õppeaasta lõpus iga õpilane saab teha siis ühe sellise esitluse talle sellisel huvipakkuval ja meelisteemal, et kes ongi siis võib-olla ise toonud mingeid töölehti, kes on mõnes õpigrupis rääkinudki Egiptuse vaaraodest, kes on õpetanud sudokude lahendamist, kes on õpetanud näiteks jutustamist jututäringute abil, maalimist. Nii et ükskõik mis kellelegi meeldib, mis kellelegi mingisuguseks kireks on, saab ta seda jagada oma kaaslastega. aga kuidas nüüd õpetaja ise tagasisidestab, et meil on siis noh, need nädalatööd ongi, kus me siis saame natukene lähemalt anda tagasisidet, et mida on vaja harjutada ja mis on hästi omandatud. aga lisaks sellele meil on ka siis arenguvestlused kord aastas ja kuna meil pigem on õpilastega selline mentor-mentee suhe, siis mina näiteks teen 2 korda aastas, et kui esimene trimester teen mina siis näiteks mentorminuteid, ehk siis need on sellised üks-ühele vestlused, mis ma õpilasega teen, kus me näiteks kaardistame samuti tema murekohad, tema tugevused, äh, kõik sellised võib-olla olulised omadused tema juures. Nii et selliseid mentorminuteid iga õpilasega individuaalselt teen ma siis 2 korda aastas, esimene trimester ja viimane trimester. ja teise trimestri jooksul ongi siis arenguvestlus, mille käigus siis õpilane ise seab endale eesmärgi. Ta ise mõtleb välja väga konkreetsed sammud selle eesmärgi täitmiseks ja see tihtipeale ongi sisend siis 3. trimestril, kui ma taas iga õpilasega eraldi maha istun. et need eesmärgid justkui kuskile kaduma ei läheks, et siis vaatame uuesti üle tema eesmärgile, et mis samme on ta ette võtnud, mida ta on jõudnud juba teha, kus on ta võib-olla takerdunud ja mida veel saab edasi teha, et teda natukene rohkem niimoodi abistada või aidata. nii, ja ma arvan, minul ongi siin enam-vähem kõik, üritasin kiiruga teha, et mitte kuskile aega sisse minna.
ja ma saan aru, et siin mingid küsimused vist juba on. ja ma kuulsin hästi palju jah sarnasusi ja panin endale ka mõtteid kirja, nii tore, ma usun, et kõik nagu iga teine siin kirjutas. ja ma märkasin just, et ma tooksin välja võib-olla mõned sellised sarnasused, mida ma märkasin meie klasside vahel, et no näiteks see, et ei ole neid tunniaegu, eks ole, et on selline loomulik kulgemine, et siin on ka selline Montessori põhimõte, mis ütleb, et laps vajab 3-tunnist töötsüklit, mis peab olema siis katkestamatu, et ei tohi teda pidevalt nagu häirida sellega, et nüüd lõpeta ära ja nüüd lõpeta ära, vaid laps tahab vahel pikemalt süveneda, et ma arvan, et see on väga oluline kõigi jaoks. ja et kõik ei toimu klassiruumis, vaid meiega käime hästi palju nagu looduses, käime väljas, käime, meil on vanalinn lähedal, käime vanalinnas ja kutsume külalisi samamoodi ja see, et ma nägin, et teie ka nagu toimetate nende erinevate vahenditega niimoodi, et ise mõtlete neid välja, et hästi põnevad vahendid tundusid olevat. et väga palju on vaja ise luua, ma saan aru, selleks, et see kõik toimiks ja lapsed saavad ise kontrollida, et sedasorti vahendid, et ma arvan, et need vahendid on väga olulised, mis toetavad seda sellist üldõpetust. ja see, et õpetajad on siis nagu loovad ja jagavad üksteisega seda, et ka meie Montessoris siis püüame nagu üksteisega jagada, mida jälle keegi on loonud ja välja mõelnud ja vastutus õpilastele, et ja meil on ka siis sellised päevatööd, et lapsed on köögitoimkonnas näiteks või kes pühib laudu sellel päeval või kes on tolmuimejaga töötaja. et kõik, et see vastutus anda nagu klassi toimimise eest hästi palju lastele, et hästi-hästi põnev oli kuulata sind. et ma tooksin jah, võib-olla välja siis nüüd need küsimused, et alguses tulid siin Montessori klassi kohta ja siin lõpupoole tulevad nüüd ka Liisabethile. Montessori klassi kohta tuli küsimus, et kas laps saab erinevate vahenditega tegutsedes tagasisidet, et ta teeb õigesti, et kui ta näiteks siis omaette tegutseb seal korrutusruutudega või siis millega iganes. et üldiselt on need vahendid tihtipeale selliselt loodud, noh näiteks kui ta võtab mingisuguse korrutustehte ja hakkab sellega korrutusruutudel tegelema, siis tal on võimalus võtta ka see kontrollvastus ja vaadata, kas ta jõudis õige vastuseni. kui ei jõudnud, ta võtab sammu tagasi või tuleb ja küsib abi ja kuna meil on 2 õpetajat klassis, siis meil on ka see luksus, et me tõesti nagu kogu aeg käime ja jälgime ja silmanurgast vaatame, sekkume võimalikult vähe. kui me näeme, et laps nagu päriselt ise tegutseb, siis me püüame mitte sekkuda ja küsima, noh, kuidas sul läheb ja las ma näitan ja kas sa mäletad, vaid ma vaatan, kas ta tuleb sellega ise toime ja kui ma näen, et ta jääb nagu kuskil hätta või teeb vea, et siis ma jälgin, kuidas ta selle veaga toime tuleb ja vajadusel siis abistan ja lapsed, täpselt nagu sa ka ütlesid, et lapsed teevad ka omavahel koostööd, et nad ise ka noh, kontrollivad üksteist ja abistavad, et nad teevad tihtipeale neid asju koos, mitte üksinda. siis tuli küsimus, et miks ma kasutan ka ma hästi näiteks korraks ja võib-olla ütlen, et näiteks see, kuidas mina ka veel kasutan seda kontrollimise varianti, ongi see, et kui näiteks seal oli näha seal mul pildil näiteks silmaosad või hambaosad, mis ongi tegelikult keeruline, aga see ongi lihtsalt selline lastele niimoodi katsetamine ja huvitav. et ma olen teinud tegelikult täpselt sama variandi ka elektroonilisel versioonil, et nad saavad samal ajal võtta Chromebooki, seal ka samamoodi tuleb sõna ette, nad vajutavad, kus see võiks olla, kuhu nad panid ja nad näevad kohe ära, kas on olnud õige või vale. et see on ka näiteks see viis, kuidas nad saavad iseennast kontrollida. just, et mingi kontrollimise viis, et meil on see tihtipeale siis nagu kontrollkaardina, et me arvutit niimoodi igapäevaselt klassis ei kasuta, aga just, et see on ka väga põnev, et saab niimoodi digitaalselt kasutada. siis oli küsimus, et miks ma kasutan paralleelselt seda Montessori enda keskkonda ehk Transparent Classroomi e-keskkonda siis ja Stuudiumit ja järgmisel aastal siis e-kooli, et see on puhtalt minu isiklik katsetus ja ka puhtalt sellepärast mulle isiklikult tundub, et see Transparent Classroom ikkagi ei täida kõiki neid funktsioone ära, mida peab üks e-päevik täitma. meil on Eestis endal väga head süsteemid selleks olemas, et see Transparent Classroom üle maailma Montessori klassides toimib hästi, sest väga paljudes teistes riikides ei ole üldse sellist e-süsteemi nagu meil aga meil on need stuudiumid ja e-koolid tegelikult olemas, mis väga hästi täidavad seda ja pigem ma näen seal Transparent Classroomis teatud puudusi. noh, näiteks ma ei saa seal märkida hilinejaid ja laps ei saa ise sinna ligipääsu, mis noh, esimeses klassis võib-olla ei ole teema, aga sealt edasi ikkagi tahaks, et laps ju ise ka oma asjadel silma peal hoiaks. et sellepärast ma ikkagi katsetasin see aasta, et kuidas toimib see stuudium ja see toimib kenasti. ja järgmisel aastal, kuna me vahetame oma nii-öelda emakooli, et siis me lähme e-kooli peale üle ja oli ka teine küsimus e-kooli kohta, et kuidas e-koolis seda kujundavat hindamist märkida. et selleks on koolidel erinevaid mooduseid, et sinna võib panna, siis kool lepib ise kokku, et millise märke sinna panna. kool seda võimaldab, et see võib olla näiteks minu eelmises koolis oli KH ehk kujundav hinnang, panin selle sisse ja siis ma sain kommentaarina ükskõik mida kirjutada. minu lastekoolis on seal näiteks Õ-täht, õpieesmärk ja siis ta kirjutab, see õpetaja kirjutab sinna selle kommentaari, ehk see on nagu kooli poolt kokku leppida. lihtsalt niisama Meil oli tihti. eelmises koolis näiteks SH.
sõnaline hinnang. Et see just. ongi midagi, mida saab kooli administraatorile öelda, ta saab selle sinna lubavaks selliseks sümboliks teha e-koolis ja siis saavad seda kõik niimoodi kasutada kokkuleppeliselt. Just. Ja Montessori klassi suuruse kohta tuli küsimus, et minul on sellel aastal 21 õpilast ja järgmisel aastal tuleb 4 juurde, 4 esimese klassi õpilast ehk et siis mul on 25, võib-olla ka 26, et siin sõltub natukene. Ja praegu meil Eestis ongi kõige suuremad Montessori klassid ongi 26 õpilast. 20 kuni 26 on praegu, aga maailma praktikas on ka 30 õpilasega Montessori klasse, aga see tähendab seda ka, et 2 Montessori juhendajat ja lisaks assistent on siis klassis toimetamas. Et siis on võimalik ka nii suurte klassidega hakkama saada. Nii, ja siis olid Liisabet sinule küsimused, et ma võib-olla loen ise ette ja siis sa saad vastata, et sa ei Ja peaks võime ka siin. nii teha. Et oli näiteks, et kuidas te valite ja lepite kokku keskuste päeva teemad? Et nii keskuste päeva teemad kui ka nädala teemad üleüldiselt me lepimegi kokku siis, kui meil on need ühised planeerimispäevad, siis kui lapsed kodus on. Ja tihtipeale see tulebki lihtsalt sellest, et me näeme mingisuguse teema puhul seda, et tegelikult see on selline mitmeosaline või selline mitmetahuline teema, mida oleks võib-olla mõistlik meie vahel nagu koormuse mõttes ära jagada, et näiteks kui meil ongi selline keskuste päev, kus õpilased kogu päeva jooksul käivad erinevates keskustes, et meil ongi võib-olla mõistlik see, et me hakkame iga tund õpilasele õpetama erinevat asja, et meil on lihtsam, kui me nagu võtame ühe teema ja siis võimaldame sellele keskuse läbimist kõikidele õpilastele kogu päeva jooksul. Et see nagu vähendab meie endi koormust, et see tihtipeale tulebki lihtsalt sellest, et me näeme, et mingi teema on selline, mida me saame selliselt omavahel jagada. Et noh, me kõik oleme sellised koostööaltid ja tihtipeale üritamegi väga palju koos teha. Nii et sellest see tavaliselt tuleb. Ja teine küsimus, mis on ka sinule konkreetselt suunatud, on siis see, et kui nüüd on siis selline, kui laps nüüd analüüsib ennast nädala lõpus ja ka koos õpetajaga te leiate siis, et mõni eesmärk ei ole täidetud või et midagi oleks vaja veel harjutada, et mida siis selle infoga edasi teha, et kui õpetajal on juba uueks nädalaks endal ideed, kuhu ja mida edasi liikuda, et kuidas siis nende nii-öelda sabadega toimetatakse? Mina ise jätan endale väga palju puhvrit, et mul ongi võimalus seda järgmine nädal veel mingil määral kasutada. Ja päris palju on ka see, et me teeme näiteks niimoodi, et me näeme, et tegelikult see on selline, mingisugune teema on selline, mille noh, õppimine on pikaldane protsess. Et kui me näiteks võtamegi, et praegu õpilased õppisid mul silvitamist, siis tegelikult kui me esimesel korral tutvusime silvitamisega, see juba läks nädala töö sisse, mis sest, et see ei olnud lastel võib-olla nii hästi omandatud, aga me kõik mõistame ja olemegi kokkuleppeliselt õpilastega rääkinud, et õppimine on protsess. See, et võib-olla mingit asja veel ei oska, ei tähenda, et oleks asjad lootusetud, midagi oleks katki, et see näitabki seda, et me olemegi õppimise algusjärgus ja me peame seda asja veel edasi harjutama. Et siis näiteks ongi see olnud selline õpitulemus, mida tegelikult me järgmine nädal veel tegeleme sellega, ülejärgmine nädal veel. Et hästi palju on selliseid asju, mida me lihtsalt, me ei üritagi, me ei üritagi ühe nädalaga mingeid asju selgeks saada, vaid me olemegi mingisugused õpitulemused jaotanud pikema perioodi peale ja hindame seda korduvalt, et näha õpilase arengut ja seega, et õpilane ise näeb enda arengut. Ja ma arvan, see ka tihtipeale motiveerib neid, kui nad näevad, et enne võib-olla ei olnud nii hästi välja tulnud, aga nüüd ma tegin väga hästi selle asja ära. Et noh, me ei üritagi väiksesse ajaraami suruda mingeid õpitulemusi, et annamegi iseendale vabadust, lastele vabadust. Ja ma tunnen siin ka jälle hästi palju sarnasust, et meie samamoodi siis nädala viimasel päeval võtame lõpuringina kokku ja ka vaatame tagasi, et mida me siis see nädal õppisime ja kuhu keegi jõudis. Ja ma arvan, et see küsimus on meile mõlemale, et kuidas on kaasatud erivajadusega õpilased. Et ikka on kaasatud, Montessori ju tegelikult algselt lõigi oma pedagoogika erivajadusega lastele. Aga ma ei tahaks öelda, et Montessori kooliharidus on erivajadusega lastele, et ta on kõigile. Ja siin kindlasti tuleb ka möönda seda, et on teatud erivajadustega lapsed, kes võib-olla ei sobi Montessori klassiruumi nii, nagu nad ei sobi igasse tavaklassiruumi, et mõni laps lihtsalt vajab seda väiksemat keskkonda ja, ja liiga palju vabadust võib olla, liiga palju valikuvõimalusi ja ta ei tule sellega toime. Ja tema lihtsalt vajab teistsugust keskkonda, et mina alati ütlen, et Montessori on selles mõttes kõigile, aga ta ei pea igale ühele olema, et see on nagu üks variant, mille hulgast on võimalik valida ja iga lapsevanem peab oma lapse jaoks ära tundma, mis on siis tema lapsele kõige sobivam keskkond
minu klassis on ka, mul on ka erivajadusega lapsi, on ATH-ga, on kirjutamisraskusega, õpiraskustega lapsi. et täpselt samamoodi nad tegutsevad ja õnneks selline toimimine, nagu meie siin Montessori klassis toimime, just võimaldab individuaalses tempos edasiliikumist ja võib-olla sellist individuaalsemat lähenemist kohati. Liisabet, kuidas sina kommenteerid? Meil noh, selles suhtes on ikkagi mingil määral selline, meil on nagu tavakool justkui, et meil on 24 õpilast, nagu sa ütlesid, et igale lapsele ei ole sobilik selline suur äh, õpilaste arv ühes ruumis. et nii lihtsalt paratamatult on. Meil on koolis võimaldatud see, et mingeid õpilasi vahepeal nopitakse justkui välja ja siis nad saavad sellises väiksemas ruumis vahepeal õppida. et see tulebki siis vastavalt õpetaja sisendile, et kes seal võib-olla abi vajab, kellel on võib-olla mingi hindamine tehtud. Oleme arutanud ka seda, et võiks edaspidi noppida välja ka justkui neid andekaid, et siis nemad saavad veel omakorda mingisugust rohkemat sisendit, eks. et sellist natukene nagu noppimist teeme vahepeal, aga üleüldiselt ongi see, et meil ei olegi kuskile kohati kiiret, olemegi võib-olla õpilased ka omas tempos, on aega antud piisavalt ja noh, see ka, et noh, kasvõi see kõige lihtsam näide seal piltide näol oli see, et kus iga õpilane saigi endal noh, vastavalt vilkuri värvile või noh, ükskõik mis tegevuses ju tegelikult saab ise valida endale sobiva tegevuse, et päris tihti ongi see, kus noh, on kõikidel tegevustel on justkui ühine eesmärk, aga õpilane saab ise valida, kuidas ta selle eesmärgini jõuab. ehk siis ta saab ise valida nende tegevuste vahel, mida ta soovib täpsemalt teha ja selle järgi noh, ongi näiteks, mul on varasemalt olnud ka üks autistlik õpilane, kes tegelikult ei saanud väga hästi suures grupis hakkama või ei soovinud tihtipeale kahekesi või kolmekesi grupitööd teha, paaristööd teha. Nii et tema puhul näiteks ka, et kui ma andsingi valiku, et noh, näiteks oligi üks konkreetne eesmärk, aga neid valikuid oli hästi palju. oli neid õpilasi, kes tahtsidki rühmas mingit tegevust teha, kes oli paaris ja tema oligi see, kes oli väga rahul sellega, et ta sai mingit individuaalset tööd teha ja see maandas teda, ta oli rahulik, ta sai eduelamuse. et ma arvan, see valikute rohkus mitte ainult erivajadustega, vaid ma arvan, kõikidel õpilastel on see, mis on väga suureks kasuks. just, et kaasav haridus on kindlasti väga sobilik osadele erivajadusega lastele ja osadele erivajadusega lastele on väga vajalikud väikeklassid. et ka Montessori koolis on hetkel suund sinna, et me peaksime ka ühe Montessori väikeklassi looma nende laste jaoks, kes võib-olla päris sellises suures klassiruumis ei suuda toimetada või vähemalt ei suuda seal kogu aeg toimetada. ja mina vaatan kella, vaatan, et meil on tegelikult aeg täis, et Kadi saab nüüd öelda, et kas me võtame siin salvestuse väliselt veel küsimusi vastu. ja ma arvan, et võtame salvestuse väliselt. Hetkel siis ütlen, et väga Mm. inspireeriv ja palju häid mõtteid oli. Ja kohtumiseni.